Tere, mu väikesed sõbrad! Tulite mulle täna külla. Ma tahan teile kedagi tutvustada. See on meie pere Kiisu. Kiisu nimi on Krella. Tema on tõukass, Briti lühikarvaline. Selline väike laiskloom kollaste silmadega on ahju ääres. Meie kodus akna taga on meil linnud. Ma näitan, kus on lindude söögimajad. See siin on lindudele, me panime üles pähklipalli. Ja hommikul on nad hästi aktiivsed, siis nad käivad siin pähklipalli küljes söömas. Aga kui sa nüüd vaatad sinna kaugemale, seal on aiamaja. Kahel pool on ka toidumajad, neile rasvapallid ja sinna me paneme veel ühe teise maja sisse ka toitu, aga vaatame, paneme riided selga, siis läheme, anname neile seal ka. Lapsed, lähme vaatame, mis meie linnud aias teevad. Kas neile on vaja süüa anda? Lähme piilume. Tegelikult siin neil on. Panime siia päevalille seemneid. Siin täitsa on, siia ei pea vist midagi panema, ma arvan. Meil käivad vahest oravad ka siin. Söövad liinutoitu. Ja siin on meil rasvapallid, vaatame. Ja rasvapallidega on ka kõik hästi. Kas te teate, et kui te lindudele olete hakanud süüa panema, siis te peate terve talve nende eest hoolitsema. Ei saa niiviisi, et täna panin, siis saavad rasvapallid otsa ja seemned saavad otsa ja siis tühja lasta olla. Nii ei tohi. Kui sa oled hakanud panema talveks toitu, siis tuleb terve talv toitu panna. Et see on ikkagi vastutus, on ju. Vot nii, ma ei tea, siis ei pane praegu juurde. Tuleme mõni teine kord, vaatame uuesti, eks ju? Me ostame metsalindudele ka paar rasvapalli. Võtame mõne üksikule. Ei, võtta seda, mida sa saad näha, vaata siin üleval südamed, võib-olla osadel on nöörid küljes. Võib-olla ongi, paneme neile nöörid. Ei, vaata, kas osadel on nöörid. Vaatan, kas on nööre küll. Sellel on nöör. On nöör või? Südamel on nöörid ja nendel on kõikidel nöörid, vaata. Aga paneme majaga. Mitu me võtame? Siin on veel midagi. Siin on mingi pähklikoore sisse on pandud. Võtame need 3 tükki, on ju? Me jõudsime nüüd metsa, et tuua metsalindudele ka natukene toitu. Lähme vaatame, kuhu seda on kõige parem panna. Aga vaadake, kui ilus on metsas. Lund sajab. Siin ei ole mitte ühtegi inimese jälge. Siin on looma jälgi natukene näha. Aga inimene pole siin täna kindlasti käinud. Lähme otsime üles, kus need linnud kõige parema meelega süüa tahaksid ja paneme neid. Vaadake, millised imelised lumekasukad on ukstel peal. Kas pole tore? Paneme lindudele siia ühe toidu. See on selline hea koht. Paneme teise siia. Selle võib täitsa siia panna, küll nad üles leiavad selle väikese rasvapalli ja seemnemaja. Ja üks on meil veel. Üks kelluke on meil veel. Selle paneme sinnapoole. No nii. Nüüd on metsalindudel süüa. Kui ma ennem ütlesin teile, et kui aialindudele olete hakanud süüa panema talvel, siis tuleb seda kogu aeg jätkata, on ju. Siis metsalindudega on nii, et nendele võib viia. Nemad on tublid, nemad on iseseisvad ja nemad toimetavad ja saavad siin ise ka hakkama. Aga aialindudega on see lugu, et nemad on inimeste poolt juba mugavaks tehtud. Ja nad ei viitsi metsa enam väga lennata ja kui nad on harjunud ühest kohast sööki saama, siis nad tulevad ikka jälle sinna otsima seda. Et sellepärast on oluline aialindusid siis terve talve toita.
aga jah, metsalinnud on palju tublimad ja iseseisvamad, nemad saavad ise hakkama. Aga vahest on tore ka neile tuua siia, et jahimehed viivad siis loomadele ka süüa. Metsades on sellised söödaplatsid, kus siis loomad on harjunud ka käima. Ja sinna viiakse igasugust kraami. Et talvel, kui on loomad on muidu tublid ja nad saavad oma toidu ise kätte, aga ikkagi, kui lumi on maas, siis on neil natuke keeruline ka sealt lume alt oma toitu kätte saada, siis on tore, kui jahimehed on natuke söödaplatsidele midagi viinud. Et seda tehakse ka niiviisi väga teadlikult ja läbimõeldult, nii et vot, aga ma natuke jalutan ringi, vaatan, kas ma leian siit mõne linnu äkki. Võib-olla näeme loomajälgi. Kui te olete näinud filmi Eija jõulud Tondikakul, siis te mäletate, et seal käis lugu ümber habekaku, kes on väga haruldane meie metsades ka, kuigi teda nüüd on nähtud. Aga kui te metsas käite ja näete selliseid murdunud puid, siis vaadake sinna ülesse. Vaat see osa sellest puust on nüüd see, kuhu kakud tavapäraselt teevad oma pesa. Ja kui te metsas käite, eriti kevadel, siis tasub tasakesi jälgida, et mis vot sellistes kohtades toimub, et äkki seal on kakupojad sees. Aga seda tuleb osata vaadata ja olla vaikselt. Me oleme nüüd pikast trampimisest väsinud. Mõtlesin, et me teeme väikse pausi ja tegelikult hakkab pimedaks ka minema. Me peame varsti juba kodu poole minema. Aga tegime endale kaasa natukene teed ja mõned võileivad. Me teeme väikse ampsu süüa. Kas te joote ka teed? Meie küll joome. Meie küll joome, meile meeldib tee. Täna on mul siin tehtud kokku must tee piparmündiga ja natukene on sees ebaküdoon ja siirup. Ja mõned võileivad. Nii et head isu meile. Minge teie sööge kõhud täis. Eks ju?